Ja näete, siin on, see on üks väga huvitav joonis, ma ei ole ühtegi leidnud teist asemel. Küsimus näete siis sellest, et üks asi on see performance indicator. See on siis see, siin on muidu, see on aastast 2014 teadusartiklist. Aga ma ei ole ka uuemalt saanud, et ma arvan, et need asjad ei muutu nii kähku. Et üks asi on siis see, mida nagu valitsus on saavutanud. Siin on igasugused sotsiaalsed ja makronäitajad ilmselt, eks. Ja siin on siis, seda telgepidi on siis efficiency indicator, mis see maksma läks. Ja kui efektiivselt see tulemus saavutati. Näete, kuidas kõik need, kes siin kastis, eks ju, on väga efektiivselt on saavutanud selle. Ja on ka tulemus hea. Siin ei ole ei tulemust ja kallis ka veel. Nii et näete, Euroopa Liit 15 on siin. Nii et selles mõttes Ameerika ja UK on ise ka siin, näete. Ei ole üldsegi mitte peale, võiks arvata peale Thatcheri reform oleks võid ta seal olla, aga Inglismaa on ka suhteliselt ebaefektiivne. Nii et näete, 7. aastal läks tee lahku. Siin oli siis, näete, siin nägite ka töötunde tehti siis võrdselt veel, eks ju, 7. aastat alguses. Ja vot siis, näete, Ameerikas nüüd siis valitsusosakaal. No siin on väga ilmselgelt näha, kuidas Euroopa hakkas seda paksu sotsialismi kokku keerata. Aga ma ütlen veel kord siin, kuuendatest see ideoloogia pärineb, eks. See sotsialismi ideoloogia. Mõtled, aga siis tegi 5 tükki tööd ja maksis makse. Ja nüüd on see kokku keeratud siia. Nii, aga nüüd on vähem kui 2, kes makse maksab. Ja kuidas nüüd finantseerida kõike seda? No siis on hiinlaste käest võetakse laenu. Sest muidu ma tean, mis see hiinlased teeksid. Hiinlastel on üle 2 triljoni on keskpangal reserve. Jaapanlasel on veel. Nii et selle ettevõtlikkusega ja ettevõtjaks hakkamisega on selle asi, et üks asi on nagu see geneetiline soodumuseks. Teine asi on siis kas haridussüsteem soosib. Aga nüüd ongi see hoiakute ja see eetika küsimuseks, mis on väärtushinnangud. Näete, ma tsiteerin siin ühte Soome professorit, Turuülikooliste professor. 2 kevadet tagasi Pariisis saime mingil üritusel kokku. Ja ma nii imestasin, et ka Soomes on veel sellist suhtumist, kus on ometi olnud mitu põlvkonda aega, et nagu ärikatest on nagu ausa ärimehed nagu välja säelut. Ja nüüd ma istusin siis, nüüd 10 päeva tagasi või, istusin ma siis selle läbipäeva konverentsil, ise olin seal Püüne peal ka ühes vestlusringis. 500, ma arvan, et see oli Eesti ettevõtjate liit oli seal koos. See oli ka päris kallis konverents, see oli täismüüdud 500 oli saalis. Ja siis ma pidin pealt kuulama, kuidas siis meie esiettevõtja ja Eesti rikkamaid mehi, kui sa oled Eesti rikkam mees, siis sa ei saa olla loll. Väga elegantselt, väga sarkastiliselt, väga väga kihvtilt kottis siis prokuratuuri ja kapot. Ma olen endiselt nagu, ma usun, et 99% ettevõtjaid on tegelikult sellised hullumeelsed töönarkomaanid ja rügavad paleis ja võib-olla saad isegi natukene raha kõige selle eest. Aga sellised asjad, isegi kui see osutub, ma olin täpselt 24 tundi hiljem olin ma Torpartis Tartus, kus saalis oli 500 juristi. Ma olin koos justiitsministriga ja majandusministriga olime omakorda siis jälle Püüne peal, jälle vestlusring. Ja siis ma neile ütlesin, et täpselt 24 tundi tagasi ma edastasin nagu selle vahetu sõnumi neile siis sinna nendele juristidele. Ja 5. on, eks üks asi on see, mõtlen veel kord geenid, teine asi on siis haridussüsteem, hoiakute väärtushinnangud, aga nüüd see ikkagi see keskkond, see makrokeskkond. Ja mitte, et neid ei oleks teisigi veel need indekseid, aga see on üks, mis ma kindlasti usaldan. Et näete, Eestis ei ole ärikliima halb üldsegi mitte. Meil on parem kui Austrias ja Iisraelis, Hollandis ja Saksamaa. Ja vaadake, mis siin on. Ma nimelt värvisin nad eri värviga. Üks müüt tuleb nagu nüüd siiski tegelikult natukene, ütleme nii, mitte müüt, aga see ei ole nii lihtne ja nii lineaarne. Ja head Igor Arveleks, ta kindlasti nüüd hakkaks muga vaidlema siin, aga näete, ma värvisin lillaks need, kõik, kes minu definitsiooni järgi on siis need sellised liberaalsed konkurentsile avatud majandusmudelid. Peale siis Thatcheri ja Reagani reform. Nii. Ja siis ma värvisin roheliseks siis need sotsialistlikud Põhjala riigid, eks. Siis tegelikult asi ei ole nii lineaarne ja nii lihtne, et ärikliima on siis ilmtingimata hea, kui on valitsus väike ja maksud madalad. Tähtis ei ole, kas niivõrd tegelikult isegi see, kas valitsus on suur või väike, kuigi see on ka tähtis, aga tähtis, et ta tark oleks. Võib olla väga väike valitsus
ja asi läheb täiesti käest ära. Nii et muidugi näete, need anglosaksi omad on selge see, et nad on siin topis. Aga siia mahub üsna lähedale ja siia vahele mahub ka tegelikult neid põhjalased sellest ikka rikke. Nii et kus sa panete need, mis oli seal Tai ja neid ei ole siin selles nimekirjas, ei ole. See on nii, sa tulid business, see ei ole majandusvabadused. Jah. Ja majandusvabadused on veel natukene teine asi. See mõõdab väga konkreetseid asju. Nii, ja näete, nüüd ongi Eestis, siis küsiti Eurobaromeeter 2007. Küsiti, kas sulle meeldiks olla employee või self-employed. Nii, ja näete nüüd, hall on siis need, kes ütleks, et nad meeldiks ise endale palka maksta. Kreeka, Hispaania, Portugal ja Itaalia. Need on kottida saanud vaadekesed siin päris kõvasti, eks ju. Aga tuleb välja, et selline seal on rohkem maudun sellist agraarsed peremudelit, kus töötavadki pereliikmed koos. Ja näete, Taani, Rootsi, Soome, 61% rootslasi ja taanilasi sooviks, et keegi talle palka maksaks. Ja loomulikult kõige parem, kui veel valitsus seda teeks, eks ju. Meie aegne seal lõikest ma alles 2004 astusime. Nii et näete, eestlased on siin. 49 ütles, et ta tahaks ikkagi palka saada. Mitte ise endale maksta. Ja Leedu ja Poola, ma usun Leedul Poolal on umbes samad võib-olla põhjused, mis seal Vahemere pöördaks. Nii et ma nüüd olen sunnitud siit natukene üle minema. Et mis siis tegelikult majanduskriis üldse tekitab valede majandusotsuste akumulatsioon. Ja neid ei ole võimalik. Nendest ei ole võimalik hoida. Ja siin, mind on kotitud ja sina liberaalid, Ameerika Maldo ja siin, kus sa siis ellu olid ja miks sa ei hoiatanud ja miks ära ei hoidnud ja kogu see sinu seltskond seal. Ei ole võimalik, me võime oma kohaga ära kirjeldatud need käitumismudelid, mis viivad paratamatult siin auku. Need on oma kohaga ära kirjeldatud majandusteadlaste poolt. Aga ei ole mingit mehhanismi ühiskonnas, ka kõige totalitaarsemates isegi, ei suudeta ära hoida valesid majandusotsuseid. Kuigi seal oleks see kergem tegelikult, paradoksaalsel moel. Nii et kapitalism ei ole üldse mitte läbi, vaid vastupidi, eluterve konkurents oleks hoidnud need valede otsuste akumulatsiooni peatanud palju varem. No ja ma lõpetan siin, seda meest ei ole teile vaja nii tutvustada. Et vaadake, mis see siin? Tegelikult kui me vaatame, et millised on need riigid, kellel nagu läheb hästi ja kes on valmis, kes tulevad august suhtuvad, siis kõik riigid kukuvad august. Kõik, absoluutselt, aeg-ajalt. Kui kiiresti püsti tõustakse ja sulle pulvaks samutakse edasi joostas ja sõltub nüüd majanduse valmidust. Näete? Mis mees on? Ronald Reagan. Ongi Reagan. Jaa, Reaganomics. Näete, et there are no easy answers, but there are simple ones. Seda asjad, mida peab tegelikult tegema, on väga lihtsad. Tööturg peab paindlik olema. Palk peab olema paindlik allapool. Te nägite, mis Euroopas juhtus. Nii, aga üldse mitte kerge ei ole neid asju ellu viia. Flat tax igas. Ja lõpetuseks siis viimane slaid on see, et näete, ei ole olemas nii-öelda parem või vasakpoolset majanduspoliitika. Vaid on majanduspoliitika, mis viib üles ja on majanduspoliitika, mis viib alla. See on see mõõdupuu. Nii et ma arvan, et mul on tema kohta tal neid tsitaate teised, aga ma arvan, et see on millega võiks täna lõpetada. Nii, aitäh!